nalja tegemise oskus ja mõtestatud naer on kaks niisugust nähtust või võimet, mida valdab ainult inimene. Kui sündis esimene nalja teinud või naljaga hakkama saanud inimene, siis ta seda ei aimanud, millise kullasoone peale ta komistas. Sest kui visata pilk inimese arengu aastatuhandetele, siis inimene katsetas või inimese eellane katsetas väga paljusid nähtusi, palju uusi mõtteid, mis käisid tema arenguga kaasas. Mis oli kehva, visati kõrvale, mis oli hea, jäeti alles, seda kasutati alguses ühe nutika mehe poolt, hiljem mitmete ja niimoodi ta kinnistus täiesti suveräänsena kogu inimkonna ja kultuuri lukku. Ja nii ka võib öelda, et seesama nalja tegemise oskus ja mõtestatud naer aitasid meil inimeseks kujuneda. Kui ta oli nii väärtuslik, siis teda ei saanud niisama lihtsalt kõrvale heita. Ja kahjuks me ei tea, milline oli see esimene nali, mis seda põhjustas, sest tal pidi olema mingi põhjus seda nalja teha. Pidi mingi eesmärk olema, see jääb meile teadmata. Aga oletame näiteks, et kunagine kromagnoonlane, kes elas suures koobastiku kobaras, turris oma naabrikoopa peremehe peale, kes käitus väga ninakalt ja upsakalt ja mõtles, et teen talle mingisuguse väikse tünga, mis on kõige lihtsam ära lollitada või sinna kanti ja asjad sättida. Ilmselt see õnnestus ja siis veel inimene naerda ei osanud, aga eks ta tegi mingisugust häält või liigutusi, mis heaolu ja rõõmu valmistasid. Ja nii see asi hakkas minema. Alguses üksikute juhustena, siis juba teadliku kasutusena ja kaua see kõik aega võttis, enne kui nali juba suveräänse nähtusena asetus kõigi teiste kultuuriga seonduvate nähtuste kõrvale. Aga igatahes ma tõstan mütsi peast nende esimeste naljategijate auks, et nad kergekäeliselt ei loobunud, vaid taipasid asja väärtust ja arendasid seda kogu aeg edasi. Sest et see oli tõeline kullaleid, kinnitab kas või niisugune asi, kui me mõtleksime praegu, et meie elus ei oleks Kihnu meremeeste lorilaule, ei oleks Eino Baskini, Benny Hilli või Märt Avandi sketše, ei oleks kas või Balzaci antsakad jutud või antsakad juhtumised, mis selle sarja pealkiri oli. Ja ei oleks Kreisi raadiot
ja noh, niimoodi võib jätkata mitme päeva kaupa, enne kui kõik need nimetused paika saab. Aga Heits, ma nüüd segan korra vahele ka kaadri tagant. Ja. Aga kui oleks ka sinu Sarvsõja karikatuure? Noh, selle üle mina kohut ei mõista, selleks on teised inimesed. Aga igatahes, kui kõike seda poleks meie elus, kui hall ja vaene ja värvitu see siis oleks. Nii et ütleme kokkuvõttes, et elagu nali, kes tegi meist inimese, sest kui Nõukogude ajal öeldi, et töö oli see, mis tegi ahvist inimese, siis meil on täielik õigus seda parafraseerida, et nali oli see, mis tegi ahvist inimese. Ja nii ma loodan, et ka tänane päev ja sündmus pole raisatud, vaid siin olijad saavad igaüks oma tahtmise ja ettevalmistuse põhjal kahmata siit mõned naljasuutäied, mis nende tänase päeva säravamaks muudaks. Nii et head, mõnusat nalja teile kõigile. Ärge muretsege, varsti tuleb jaanipäev. Aitäh!